Pipi Piksuk. Tõlge Kaja Kaldmaa. Näitlejad Katrin Karisma, Katariina Lauk-Tamm, Eva Püssa, Tiina Tõnis, Kai Kõivumägi, Robert Gutmann, Leino Rei ja Peeter Rästas. See on maja, kus meie Tommiga elame. Natuke maad edasi, õigemini ainult kiviviske kaugusel on Segasumma suvila. Meie isa ütleb, et üks kapten ostis selle kunagi ammu, aga keegi ei ela seal. Ja sellest on kahju, sest maja näeb nii lõbus välja. Oleks tore, kui keegi siin ometi sisse koliks. Jah, see oleks tore. Mõni lastega pere. Sa mõtled, et kellega me mängida saaks? Ja see juba oleks midagi. Igal hommikul peame me jooksma, et kooli mitte hiljaks jääda. Pealegi on koolitee ju nii ilus. Kõigepealt tuleb Jönssoni kingaparandus, siis vana härra pagariäri, kus on nii maitsvad kringlid. Ja siis kohe nurga peal on kommipood. Aga meil pole ju nii palju raha, et igal hommikul midagi osta. Meie väikeses linnas on 2 politseinikku. See pikk ja kõhn, kes rooli taga istub, on Kill ja tema kõrval on Koll. Meie koolipreili ütleb, et nad mõlemad hoolitsevad korra ja turvalisuse eest. Ja see on väga oluline, sest meie linnas on ka paar suli. Nende nimed on Kõva Karlsson ja Blond. Kenad politseinikud siin linnas, mis see? Ja kui kinnistumine ära tüütab, võib lihtsalt ära karata. Täpselt. Siis on meie väikeses linnas veel tädi Brüsselius. Ta on nagu õpetaja, aga mitte koolis. Ta lihtsalt hoolitseb kõigi laste eest, sest linnapea käskis nii. Ta topib oma nina igale poole, mis temasse ei puutu. Me tuuleme ja tantsime, tantsime, tantsime. Me tuuleme ja tantsime, trilla-trallala. Nii hilja pole me veel kunagi jõudnud. Me võime joosta nagu jänesed, sest me oleme juba nii kaua trenni teinud. Just sellel hommikupoolikul, kui me koolis olime, juhtus midagi väga toredat. Väike tüdruk hobuse jahviga ütlete? Ja ta elab täiesti üksi Segasumma suvilas. See ei peaks keelatud olema. Jah, teil on õigus. Küll me ta sealt ära tooma. Ma hoolitsen ka ise selle eest. Ta ei tohi üksi Segasumma suvilasse jääda. Üks tüdruk on Segasumma suvilasse kolinud. Me peaks teda kohe külastama. Tõepoolest, üks hobune on rõdul. Jaa. Mis see veel on? Appi, nii tugev pole küll ükski väike tüdruk. Mul hakkas õudne, Tommi. Tule, lähme parem ära. Ei, Annika, ma tahan teada, kuidas ta välja näeb. Seal ta ongi. Mis on? Ei, midagi. Me tahtsime ainult sind näha. Mis su nimi on? Minu nimi on Pipi Piksuk. Kas teie olete? Mina olen Tommi. Ja mina Annika. Ütle, Pipi, miks sa magad jalad padja peal? Egiptuses magavad kõik nii, et jalad on padjal ja pea jalutsis. Ja nad magavad nii sügavalt, et hommikul neil 10 äratuskella vaja ei ole, et üles ärgata. Kus sa seda tead? Sa pole kindlasti kunagi Egiptuses käinud. Loomulikult olen. Ma olen juba kogu maailmas käinud. Tõesti? Ah, jäta järgi, sa ju luiskad.
Ja tunnistan üles, et see oli vale. Kui hirmus ma ei saa sellest lahti. Pead. Ei tohi luisata. Ma tean täpselt, et ei tohi luisata ja ma ei taha ka. Aga ma pean teile ütlema, et Egiptusest luiskavad kõik inimesed hommikust õhtuni. Hommikul vara kell 7 hakkavad peale ja siis valetavad nagu hullud. Kuni pimedaks läheb ja peab magama minema. Mis te selle peale ütlete? Kui see jälle üks vale ei ole. Kui armas ahvike sul on? Mis ta nimi on? See on härra Nilsson. Pipi Pikksuka juures on suurepärane. Tema juures võib teha kõike, mis kodus keelatud on. Ja kogu aeg tuleb talle midagi uut pähe. Selle mängu nimi on Keegi ei tohi põrandat puudutada. Härra Nilsson oskab seda muidugi kõige paremini. Tädi Brüsselius ütles politseinikele, et Pipi on päris üksi Segasumma suvilas, aga see pole tõsi. Ja hobune on ju ka. Pipi, kas sul ema ja isa polegi? Loomulikult on mul vanemad. Neid pole lihtsalt siin. Aga kes sulle siis ütleb, millal on aeg magama minna? Ise ütlen. Alguses ütlen päris sõbralikult, Pipi, mine nüüd magama. Aga kui ma siis sõna ei kuule, ütlen veel kord rangemalt, Pipi, sa lähed nüüd kohe magama. Ja kui ma siis ka ikka veel ei kuule, siis tuleb keretäis. Tulgu sisse, kes seal on, kui just pole padag on. Jah, aga kallid lapsed, mida te ometi teete? Mängime. Sina oled kindlasti see väike tüdruk, kes siia suvilasse sisse kolis? Ei, kuidas te võite midagi sellist arvata? Ma elan Kanakuudis. Mul on seal möbleeritud tuba. Kanakuudis? Siin ei ole mingit... Soo. No selge, seepärast ma ei teadnudki, kuhu mööblit panna. Kanakuudit on ju liiga vähe ruumi. Ütle, kuidas su nimi tegelikult on? Pipilotta, Victualia, Rullgardina, Piparmünta, Efraimi tütar Pikksukk. Minu isa on neegripealik Kurunurruvuti saarel. Tema nimi on Efraim Pikksukk. Enne neegripealikuks saamist oli ta kuulus mereröövlite kapten ja kõik meremehed kutsusid teda merede hirmuks. Mind kutsuvad kõik lihtsalt Pipi. Ja mind kutsutakse tädi Brüsseliuseks ja ma tulin siia selleks, et sind aidata. Mu kallis väike Pipi. Miks sa mind aidata tahad? No, kuna sul enam vanemaid ei ole. See pole tõsi. Mul on küll vanemad. Soo. Kus nad siis on? Minu ema on taevas ja isa on Lõunamerel. Sellepärast peadki sa minuga kaasa tulema. Mul on sinu jaoks üks kena koht. Lastekodus. Mul on juba koht ühes lapsekodus. Jah, on või? Kus siis? Siin, näed. Mina olen see laps ja see on minu kodu. Niisiis on see minu lapsekodu. Ma pean. Pipi, teed see ahv siit otse kohe kaoks. Härra Nilsson? Ta rikub mu ilusa kleidi ära. Aga Pipi, sa aru, sa ei saa siin ihuüksi elada. Milles sa elad? Sul pole ju raha, kallis laps. Mis sa ütled? Mul ei ole raha. Kas see pole mitte raha? Igal juhul ei tohi sa enam kauem üksi elada. Selle eest ma juba hoolitsen. Nägemiseni, prüssakas. Tore, et sa tulid, aga tored on veel, et ära lähed. Ja, no? Mis on? Ma olen kuulnud, et toored munad mõjuvad juustele hästi. Pipi, kus sa enne siia kolimist elasid? Ei elanudki. Sõitsin kogu aeg isaga mööda merd. Kus su isa nüüd on? Ma ei tea.
Me jäime ükskord suure tormi kätte, see lennutas isa üle parda. No hakkage pihta. mis edasi sai? Kas ta uppus ära? Kus sa sellega? No ei saaks kunagi ära uppuda, ta on nii paks. Ta triivis Kurunurru võti saarele ja on seal nüüd kuningas. Aha, need kullatükid on siis su isalt. Selge ju, mida sa siis arvad? Ohoo, kes sealt siis tulevad? Politseinikud meeldivad mulle sama palju kui hapura barberi kompott. Kas sina oled Pipi Pikksukk? Selge see, kes ma see olema pean? Apelsinide keis rinna või? Ära ole ninakas. Me tuleme Prelli Brüsseliuse korraldusel. Meil on käsk sind lastekodusse viia. Just. Kui prüssakas last otsib oma loolega, siis minust mingu mööda suure kaarega. Pea kinni! Kuule, Pipi, ära tee lollusi. Tervitage tädi prüssakad minu poolt ja öelge, et ma ei taha lastekodusse minna. Kuule, Koll, mulle tundub, et me peame karmimalt tegutsema. Mina jooksen siit poolt, sina mine nurga tagant. Kiiremini kill. Kui prüssakas last otsib oma loolega, siis minust mingu mööda suure kaarega. Hoia kinni, oi! Edasi. Nüüd teeme kiiresti. Paematu plika. Ei, kuulge, kuhu te trügite? Kuule, Pipi, ära ole loll. Sulle kindlasti meeldib lastekodus, noh. Sa võid siis koos teiste lastega kooli minna. Kas see pole tore? Miks ma peaksin kooli minema? Et sa lugema õpiksid ja arvutama, korrutustabel ja nii edasi ja 1 × 1 ja... Tänan, aga ma saan ilma jorrutustabelite ka hästi hakkama. Ja ilma 1 × 1. Ei, Kull, nii see ei lähe. Me peame ta kinni nabima. Just nii. Ärge kartke, see pole üldse ohtlik. Ei ole ohtlik. Kui ma su kätte saan, kütan naha kuumaks. Aeglasemalt kill, oota. Võta mitte. Ma ei jääks enam. Aita mind, Koll. Ma ei saa. Mu kingad on liiga libedad. Hei, siia! Seal sa oled. Kiiremini kill. Oota, kohe ma saan su kätte. Te kätte ei saa mind. Armas taevas! Ta kukkus alla! Katuse küljes. Mida sa teed? Hull oled või? Tule kohe üles. Ei! Jumaluke! Nüüd kukkus alla! Kohutav. Tule ruttu. Ehk saame veel midagi teha. Vaene laps, seda nüüd küll ei tahtnud. Kus see redel on? Kuule, Kull, seal seisab ju Pipi. Ongi elus. Jäta Pipi. Pane redel tagasi. Ja, Pipi, pane redel tagasi, häbematu plika. Miks te nii kurjad olete? See on ju täitsa tore mäng või mis? See on politsei mänge. Me sulle alles näitame, kui alla tuleme. Oota ainult. Ma ootan, tulge juba alla. Lase kohe redel lahti, ütlen ma. Kõigepealt peate palun ütlema. Lasen redeli siis lahti, kui te palute. Muidu võite sinna üles nälga surra. Hea küll, palun, Pipi. Pane kohe redel tagasi, palun. Kena, teine peab ka palun ütlema. Ja mina ütlen ka palun, Pipi. No kena, tulge siis alla. Nii, nüüd on lõpp. Kuidas lõpp? Ma arvasin, et me nüüd alles alustame. Oled sa meil käes? Ei, nüüd olete teie minul käes. Mis sa teed? Mis ometi teed? See ei ole õige asi. Lase kohe Lase Kuidas see võimalik on? Tomi, Annika, tulge! Midagi sellist pole ma varem. Pane ilma kaame siin. Istu sisse! Kiire! Sõida! Mine juba! Anna kaasa! Rohkem! Ma ei saa! Sul ei ole käik sees! Muidugi on! Sõida siis! Muju! Peab minema! Tule, ei liigu!
tee mida tahad, aga sõida juba. Oota, sa ei saa mind siia maha jätta, hei! Värv sobib teile suurepäraselt. Jah, eriti teie juustega. Mida teie siis tahate? Otsin oma hobusele uut tekki. Aga materjal pole õige, midagi soojemat oleks vaja. Ja fantastiline kvaliteet, katsuge ometi. Pipi! On see lausa kingitud. Juba sisse ostas maksab. Ole! Tere päevast! Te olete nii ilus naine. Kas pood kuulub teile? Te peate siis kindlasti rikas proua olema. Kuuled sa, ma küsisin sult midagi ja viisakale küsimusele tuleb viisakalt vastata. Ah soo, kindlasti oled selle jaoks liiga peen. Aga sellest pole midagi. Nägemiseni, kes nii ilus on, võib ka ninakas olla. Oi. Pipi, oh heldeke, mis me nüüd teeme? Kas saadan selle teile? Mida sa tegid? Sa lõhkusid kalli nuku ära. Sellest pole midagi, ma maksan kinni. Sellist nuku ei saa osta, pealegi ei ole sul raha. On küll. Siin on sulle paar kuldtükki. Sellest peaks aitama. Ja täega! Ja täega! See on tõesti kuld. Tšalla hii, hopsula hii, hop. Pipi, kas me siia ei lähegi sisse? Loomulikult. Nüüd ostame kommi. Tere päevast. Tere päevast. Tervist teie kolm. Mida teile siis läheb? 18 kilo erinevaid komme. 18 kilo. Sa mõtlesid kindlasti 18 tükki, eks? Ma ütlesin 18 kilo ja täpselt nii ma mõtlengi. 18 Näe, kilo. et sa ei arvaks, et mul raha pole. Oi, see on ju ehtne kuld. Kallis laps, siit saab hulga raha tagasi. See pole eriti tähtis, kui ainult kommi saaks. Ja ma ei tea, kas sellest jätkub, mis siin poes on. Tead, ma toon laost juurde. Kas me tohime selle ajal natuke nosida? Oh jaa, nii palju kui tahad. Terve kullatükk. Milline õnn. Need vaarikomad on kõige paremad. Ei, kookosega on paremad. Piparmündiga hoopis. No laos oli ainult 7 kilo. Siis me võtame siit veel midagi. Muidugi, otsige ainult välja, mis teile meeldib. Mina tahan ainult neid vaarikatega. Ning kummikarukesi ja lagritsakange. Vaarikaga ja kummikarukesi ja lagritsakange. Veel midagi? 100 pakki nätsu. 100 pakki nätsu. Kelle vanemad on täna keelanud magusat süüa, see võib siit endale midagi võtta. Vanemad ei taha, aga ükskord siis kui kõik söövad, siis ei saa ka keegi kaevata. Kas keegi tahab veel keelatud komme süüa? Mul on paha, nüüd läheme apteegi ja ostame medikamenti. Medikament on selle nimi. Ei, need inimesed, kes medikamente võtavad, surevad palju parem ära kui need, kes medikamente söövad. Tere päevast. Kuidas saan aidata? Arvasin, et
Siin ongi keegi. Siin ongi keegi. Ma tahan 4 liitrit medukamenti. Mida? Ma tahan 4 liitrit medukamenti. 4 liitrit medukamenti. Mida sa tahad? Ütle veel kord, mida sa tahad. 4 liitrit medukamenti. 4 liitrit? Missugust medikamenti? Hea meelega sellist, mis aitab, kui haigeks oled jäänud. Kui haigeks oled jäänud? No selge. Kui terve oled, siis pole vajagi. Mille vastu see medikament siis peaks aitama? Kõige vastu. Näiteks läkaköha või leetrite või kui kärbe sammustab. Kui kõht on korrast ära või jalad on mustad või ja kui kirsikivi on ninna läinud. Muidugi oleks hea, kui sellega saaks ka mööblit poleerida, aga see ei tohiks eriti haiseda. Miks apteeker nii palju pudeleid võttis? Selle oleks võinud ju kõik ühte pudelisse panna. Kas tohib siis kõik rohud kokku valada, Pipi? See on ju ohtlik. Kujuta ette, mis kõik võib juhtuda. Mitte midagi, ma viskan nad minema. Aga nüüd ostame kotide ja mänguasju. Tulge, seal on mänguasja pood. Kes mänguasju tahab, tulgu siia. Kes mänguasju tahab, tulgu siia. Kes mänguasju tahab, siia. Kuule, tule korraks siia. Kuidas ta nii palju mänguasju sai osta? Sest ta on nii rikas. Tal on kodus terve kotitäis kulda. Sellel väikesel seal peal, tõsi või? Kuule, kus sa tegelikult elad? Mina, segas oma suvilas. Kui tahate, võite mulle mõnikord külla tulla. Jaa. Mul on kohutav janu. Mul ka, see tuleb sellest magusast, mis me sõime. Mis teil on janu? Siis peate limonaadi jooma. Kust me limonaadi peaksime võtma? Seda ma võin teile öelda. Tulge mu puu juurde kaasa. Missugust puud sa mõtled? Seda siin. Siin sees kasvab nimelt limonaad. Siin sees? Seda ma küll ei usu, Pipi. Mina ka mitte. Ja mis see on? Limonaad. Kas te nüüd usute? Limonaad. Selline limonaadipuu on kõige toredam asi, mis üldse olla võib. Nägemist! Kuidas nägemist? Kus sa oled, Pipi? Kuhu ta jäi, Annika? Siin all olen ma sügavas röövlikoopas. See puu on õõnes. Näed, Tommi? Hei, hallo! Tulge ka alla! Ei, see on minu jaoks liiga õudne. Kuidas sa sealt välja tuled, Pipi? Ma ei tulegi enam välja, sest see on võimatu. Nüüd ma pean siia jääma, kuni ma juba vana ja hall olen. Ja teie peate mulle iga päev siia alla sööki viskama, et ma liiga kõhnaks ei jääks ja nälga ei sureks. Tommi, Annika, tulge sööma. Oi, me peame nüüd minema, Pipi, muidu me jääme sööma hiljaks. Jaa, minge aga. Nägemiseni, Pipi. Nägemiseni, ärge laske mul siin nälga surra.
kas sa ei saa tõesti enam välja? ei iial enam. Siin ma jälle olen. Pipi on lahe. Võib-olla. Ei tea ainult, kas ta teile just kõige parem seltskond on. Kindlasti on ema. Mulle meeldib ta hirmsasti. Mulle ka. Ja. Minge nüüd. Nägemiseni. Ärge vihmakeepe unustage. Ei, ema. Ärge liiga kauaks Pipi juurde jääge, muidu jääte kooli hiljaks. Ei, ema, me teeme kiiresti. Kui tahate, võite ta meile kutsuda. Kui tore, seda me teeme. Ja, pidin täna pärast lõunal kohvilaua tegema. Öelge talle, et ta on oodatud. Tore, ema. Aitäh. No ja, ta oleks jube rõõmus. Hästi, kiirustage. Head aega. Head aega. Ta ütles, et me peame sinuga kutsuma. Kohvilauas pole ma kunagi käinud, ma ei teagi, kuidas seal käituma peab. Meie oleme ju ka seal. Tuleme pärast kooli siia, siis räägime sellest. Nüüd saab jälle välja vaadata. Seal te oletegi. Päevast. Mis sa teed? Tahad jalgu pesta? Selge ju, see käib asja juurde. Iialgi tohib mustade jalgadega kohvilauda istuda. Miks sul nii suured kingad on? Mulle meeldib varbaid liigutada ja selleks on ruumi vaja. Kui sa valmis oled, siis võid selle veega põranda ka puhtaks pesta. Selge, seda teen ma alati pärast jalapesu. Ma arvan, et selle peale pole küll keegi veel tulnud. Inimesed on ikka lollid küll. Õpivad koolis igasuguse jorutustabelitega midagi lõbusat välja mõelda ei oska. Palun tulge, istuge. Võtke suhkurt. Tähelepanu! Edasi! Sammu marss! Parem käsi ette! Sirgelt, põlved, konksu! Liigutada. Ma olin natuke närvis ja siis mõtlesin endale käsklused ette valmis, nii saab nimelt julgust juurde, teate. Jaa, see ei olnud väga rumal. Ei olnudki. Tõepoolest, sa võid nüüd Annika ja Tommi juurde istuda. Pipi, tule Pipi. Milline suurepärane kohak. Need maitsevad kindlasti hästi, aga need ka. Pipi, tule siia, Pipi. Vahukoor. Proua Jönsson, vaadake sinna. Uskumatu laps. Sa ei saa ometi näppudega tordi sees torkida. Miks? Ma ainult proovin. Palun lauda, mu daamid. Tõstke ette. Kõik paksuks.
kellele kohvi? Kas tõesti ise tegite? Ma saaks sellise asjaga hakkama küll. Proua Settergren on taas kord ise ennast ületanud. Vot seda mina tahan proovida. Aidake mind. Palun. Niivõrd vaene laps, tal ei ole ei isa ega ema. See pole tõsi, mul on küll vanemad. Minu ema on ingel, ta elab üleval taevas ja iga päev vaatab mind siia alla suure pikksilmaga. Minu isa on neegri kuningas ühel suurel saarel. Noh, kallis Pipi, ma arvan, et sul on nüüd piisavalt. Su silmad on suuremad kui kõht. Istu nüüd Annika Tommi juurde, söö need ära. Nii. No mis see elukoht see lapsel on? Teie juures on päris tore. Nüüdsest tulen alati siia, kui kohvilaud on. Aga ei tohi kogu aeg ringi joosta, igalt poolt midagi võtta, Pipi. Mul on sulle üks küsimus, Annika. Kas sul on juba oma jook ja kook? Ei. Kas Tommil on oma jook ja kook? Ei. No näete, sellest see tuleb. Kui kusagil midagi head on, peab silma peal hoidma, muidu jääd ilma. Pipi, mis see on? Noor daam ei urgitse niimoodi nina. Mida siis noor daam teeb, kui tal nina sügeleb? Nurke on imeline. Ja värv sobib teile. Kahju, ma oleks hea meelega tahtnud teada seda, kuidas daamid nina nokkivad. Mis lärm see on? Penka ja teised ajavad jälle Villet taga. Võtke tal kinni! Ja seisma memmeka! Laske mind lahti, ma pole midagi teinud! Pidage kinni ja seisma! Hoia kinni! Hoia teda kinni! Bravo, poisid! Olete ikka julged kutid küll. 6 ühe vastu ainult argpüksid teevad nii. Ütlesid midagi või? Ja sa kuulsid küll. Aga kui ma sul läbi klobin, siis sinust jääb ainult pisike märg plekk järele. Nii pisike, nagu sina mõtled. Võime ju järgi proovida. Vaadake neid tuhvleid, need peavad kingad olema või? Annaks mulle. Ma olen ammu endale paati tahtnud, millega merel ringi aerutada. Kui ma sulle peksa annan punapea, siis hakkad kohe emmet Eestit karjuma. Ma juba värisen, vaata, vaevu seisan jalul. Sa võid nii hoopis lamada. See oli alles algus, sa loll hani. Ilus algus. Ja nüüd läheb edasi. Vaata ette, mina jätkan. Ei! Mitte mulle appi ei tule. Oodake, kuni ma veel alla tulen. Kiskuge need punased patsid tal peast. Mis on, tahab keegi veel sinna üles lennata? Mina mitte. Mina ka mitte. Mina ka mitte. Ei, mina ka mitte. Kui nad veel häbematuks lähevad, anna mulle teada. Ja kui sina mulle midagi öelda tahad, sa pead seda homme tegema, praegu pole mul aega. Sa olid vahva, Pipi. Selle oli see kiidukukk juba ammu ära teeninud. Pipi, ära seal enam ema ärrita. Ära karda, Annika, ma käitun nagu peendaam. Taeva pärast! Võimatu! Nina kleebib nüüd kindlalt. Segasuma suvilas on juba isegi paras segadus. Peeneks nooreks daamiks olemine pole küll minu jaoks ema. Ma arvan, et ma oleksin parema meelega mereröövel. Surnukirstul 15 meest, oirasaaja puudel rummi, 15 leiba, 15 vorsti, olgu laual mulda kummi, oirasaaja puudel rummi. Ma ütlen sulle, see tüdruk valetab. Ühelgi inimesel pole kohvritäit kulda. Seda ma tahangi uurida, sest kui kuskil on kohvritäis kulda, siis ma tean ühte, kes kohale kihutab. Ja see on Kõva Karlsson. Ja mina olen kohe seal samas. 75, 76,
79, 70, 10, 70, 11, 12, 17. Tulge sisse või jääge välja, nagu ise tahate. Püha jumal. Tere päevast. Tere päevast. Päevast? Ma arvasin, et Tommi ja Annika tulevad, aga see pole ka paha, et teie tulite. Mul on hea meel iga külaskäigu üle. Kas tulite selleks, et mulle midagi ilusat osta? Me tahtsime tegelikult ainult küsida, et mis kell on. Täpselt seda me just tahtsimegi. Oled sa üksinda kodus? Ei, härra Nilsson on ka kodus. Härra Nilsson, kas ta on seal? Jaa, ma pean talle kohe süüa viima, muidu ta saab kurjaks. Ja härra Nilsson on vist väga tugev. Jaa, härra Nilsson on väga tugev. Ja, nagu öeldud, me tahtsime ainult teada, mis kell on. Ja. Miks te seda siis ei tee? Mida? Ei küsi, te tahtsite küsida, mis kell on. Ja, loomulikult, mis kell on siis? Kell on üks ilus asi, teeb ikka tikk-takk, 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 tikk-tikk, takk-tikk-tikk, takk-tikk. Aga mul pole ühtegi, nimelt mul on ükskõik, mis kell on. Palju tänu. Suur aitäh. Välja. 9, 11, 12. Asi on selge. Kui seal on selline tüüp, siis on otik sinna minna. Jaa, aga öösel ta igal juhul magab. Ja siis tulevadki Kõva Karlsson ja Blum, helivad majja ja näppavad kulla. Ja selle veel sööd ja siis lähed magama. Sa maga mu väike neegripoiss, unes näe kurru-nurrud, tuulub kõrgel palmides, hommikul varasad suhkrut, unematti juba hüüab, pane silmad kinni, homme jälle kirpe püüad. On meil aga õnne. Kas see kutt, mis ta nimi oli? See härra Nilsson kindlasti magab. Ja, see magab ka. Tule nüüd. Uks on lahti. Võib-olla neil on närvid korras. Ole õnnelik. See on ju ainult maisk. Seal ta ongi, jalad padjal. On sellel mudilasel alles ideed. Kas ta ikka magab? Muidugi magab. Kui väikesed lapsed juba magama on jäänud, siis võib neid kas või pea peale keerata ilma, et nad üles ärkaksid. No tore, aga mis sa arvad, kus see onkel Nilsson magab? Härra Nilsson, kui tohib paluda. Härra Nilsson magab seal üleval väikeses punases nukuvoodis. Väikeses punases nukuvoodis? Blum, arva ära, kes see härra Nilsson on. Ahv. Kuule, pisikene, tule korraks siia, meil on sulle üks jutt. Mul pole tuju. Jätke mind rahule, ma tahan magada. Ma ütlesin, tule siia. Mis on? Kas tahate jälle teada, mis kell on? Ei, ma tahame muud teada. Kas su isa ja ema on kodus? Ei, nad on päris kaugel, ma elan Segasumma suvilas üksi. Kas sa ei ütleks, kus su rahakohver on? See on seal üleval kapi peal. Sul pole midagi selle vastu, kui me selle kaasa võtame. Kaasa? Ei, mul pole selle vastu midagi. Aga teil ei tohiks midagi ka selle vastu olla, kui ma selle jälle tagasi võtan.
niimoodi täiskasvanud inimestega ei tehta. Kas sina arvasid, et ma lasen endalt midagi ära võtta? Pealegi sina alustasid. Näita talle. Mine, näita talle. Ära. Vai. Võid katusele ka lennata, kui tahad. Andestage, armas Preili, me ei mõelnud seda halvasti. Me ei tahtnud tõesti midagi halba. Ei, sa ei tea, kuidas see on väljas ringi pulkada ja nälgida. Mis, kas teil pole süüa? Mitte midagi. Kui me nii näljased ei oleks, poleks meil eluski tulnud mõttesse midagi varastada. Me oleme tõesti väga näljased. Ja. Siis olete küll vaesed sellid. Ja. Mul on kodus natuke vahukoore torti. Tahate natuke? Vahukoore torti? Kuulsid? Ja, see maitseks hästi. Ja, seda kindlasti. Üks hetk, ma toon kohe. Kähku, võta kohver ja kaume. Seis! Mis on? Hulluks läksid või ilus tort? Aga te tahtsite ju midagi süüa. Tule, Blum. Ja. Need olid tõesti viletsad vennikesed. Kõigepealt uluvad ja teesklevad näljaseid ja pärast teevad nii. Võib-olla neil oli tõesti nälg. Nägid nii välja küll. Tead, ema, ma tahtsin kummalegi kullatükki anda, aga sa ju nägid ise, kuidas nad üle pea kaela ära jooksid. Mis on? Tahad ka hommikusööki? Tule sisse. Härra Nilssonile ja mulle aitab juba. Otsi ise midagi. Kõike on küll. Nüüd näitan teile midagi ilusat. Eile kapist leidsin. Vaadake hoolega. Ütled, et tahad ka näha? Muidugi, sa oled ju uudishimul kiireke. Hoia oma nööbisilmad hästi lahti. Ära ainult ehmata. Tahad teada, mis see on? Sa ju näed isegi. See on ju lill Jaapanist. Kuidas selle nimi on? Ma ei tea, ma olen unustanud. Me võime ju ise mingi nime välja mõelda. Ütleme näiteks Yokohama lill või Snip-Snap-Snurre või Spunk. 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 Ma ei teagi, kas see päriselt spunk on, aga igal juhul on see üks ilus sõna. Spunk. Spunk. Ma ei tea, mis see on, ema, aga see on nii ilus sõna. Spunk, spunk. Tere, Pipi. Spunk, spunk. Mida sa räägid? Spunk. Oled haige või on midagi juhtunud? Spunk. Kujuta ette, ma leiutasin ühe asja. Mille sa leiutasid? Ühe täitsa uue sõna. Mis sõna? Ütle juba. Spunk! Spunk. Sellise ilusa sõna peale ei tule ükski professor. Spunk. Mõtelge, kui see on midagi ohtlikku. Kuidas ohtlikku?
Metsloom, teravate küünte ja kihvadega. Selline koletis tead, kes ahve ja väikesi lapsi sööb. Ah, et ei, seda sa ütled praegu. Aga oota, kuni sa mõnda näed, ma arvan, et meil on vaja spungilõksu. Nilssoni rahulikult üksi jätta. Kohe, kui spunk ukse lahti teeb, päng, sajab kogu krempel talle kaela. Aga kuidas me ise sisse välja saame? Väga lihtsalt, ronime läbi akna. Nüüd võime rahulikult jõe äärde sõita, peaasi, et spunk härra Nilssonit kätte ei saaks. See kostab küll spungilikult, on ju, Pipi? Ole nüüd, Annika. Mina kuulen ainult klakk, klakk, klakk. Sõla apsassa, sõla apsassa. Spunk. Spunk. Ütle nagu mina. Spunk. Äkki on spunk linnas? Kindlasti. Spunkid on igal pool. Me peame ainult ühe leidma. Tommi, Annika, vaadake. Kas see pole mitte väike armas spunk? See on eriti priske, sellist pole ma varem näinudki. Pange tähele, ta jääbki kasvama 10-meetriseks. Ärge teda lastekodusse saatke. Armas spungikene. Kui ta korsnapühkijaks hakkab, pole tal redelit tarviski. Küsime nüüd poest järele. Spunk? Pole kunagi kuulnud. Mis see on? Seda pead sa teadma. Sina oled ju poepidaja. Selles on sul õigus. Kas selle nimi on tõesti spunk, mida sa tahad? Kui ma spunk ütlen, siis ma ka spunk mõtlen, seda ma ju ütlesin. Ja, sa ütlesid tõesti spunk. Vaatame siis veel kord järele. S-tähe alt. Salatikorv, seebikarp, soolatops, spiraaltangid, sprotid. Ei, siin seda ei ole. Mis sul seda üldse vaja on? Kavatsen sellega lõvisid hirmutada, need elajad lähevad muidu liiga ülbeks. Saan aru. Kuidas oleks, kui sa selle võtaksid? Ja mis see? See ei ole ju spunk, see on ju reha. Küsi mõned professorid, kui sa mind ei usu. Ja, siis ei saa ma sind aidata, laps. Aga kohe siin nurga taga on käsitööpood. Ehk lehed sealt. Tänan, nägemist. Head aega. Pole tänu väärt nägemiseni. Ma võtan 2 hüppenööri. Need maksavad. Üks hetk. Las jääda. Annika seal üleval elab ju tädi Prüssakas. Võib-olla temal on spunk. Ma küsin. See on skandaal. Ma arvan ka. Aga tänapäeval pole ju enam mingit moraali. Just. Mina arvan. Olge lahked. Palun. Tänan väga. Tere päevast kõigile! Pepi!
spunki, äkki olete juhuslikult näinud? Spunki? On see midagi ohtlikku? Jaa, võib olla küll. Mis? On see äkki mõni hiir? Jaa, see võib mis iganes olla. Madu, hiir, võib-olla koguni tolmuimeja. Seda ma ainult tahtsingi, tädi Prüssakas. Tolmuimeja? Mida sa ütlesid? Oled sa arust ära? Olengi. Ma ainult tahtsin näha, kas sa lähed arust ära, kui sa saad teada, mis asi see spunk on. Nägemiseni! Taeva pärast, Pipi! See Pipi hakkab mulle juba närvidele käima. See on nüüd nii ülekohtune, ma ju tean, kuidas teie lapsi armastate. No, mis häda sind vaevab? Üks üsna ohtlik, härra doktor, spunk. Spunk? Jaa, ja veel milline. Kõik teeb haiget, igalt poolt väriseb ja kui ma magama jään, siis vajuvad silmad kinni. Mida? Silmad või? See on küll ohtlik. Ja vahel ma teen nii. Ahaa, hikk. Kujutage ette, see lõppegi ära ja just pühapäeviti oli hull ja ma sõin ära ainult 1 taldriku täie piimasuppi kingaviksiga. Väga tähelepanuväärne. See on raske juhtum, ma pean sind uurima. Heida pikali. Jah. Sa oskad kindlasti hästi keelt näidata, eks ole? Nii, ja nüüd ütle aitäh. Aitab küll. Nüüd tee kleidi ülemised nööbid lahti, et ma saaksin südant kuulata. Mis mu süda teeb? Täpselt seda, mida vaja. Löö rahulikult. Jaa, aga mul on see spunk sees, härra doktor. Kas see on nakkav? Ei. See ei ole nakkav. Ma ei usu, et sul spunk on. Aga on ju olemas selline haigus nagu spunk, eks ole? Ei, sellist ei ole. Ja kui olekski, siis sina seda ei saaks kindlasti. Tore, siis ma olen ju täitsa terve. Ja tõesti. Ja mis see maksab? Mitte midagi. Spungi uuringuid teen ma tasuta. See on teist tore. Palju tänu. Pole tänu väärt. Head aega. Noorusal 3 lille nappisin. No olete muusikuteks hakanud ja kuidas sulle Vaukure tort maitses? Tule. Miks te enam varastamisega ei tegele? Ei teeninud piisavalt, jah? Kau ära, mine. Siin on teile mõlemile kullatükk selle eest, et te nii valesti laulate. Kujuta ette, tal on kodus terve kohvri täis, kusjuures meie oskaksime seda noti palju paremini kasutada. Mis sa arvad, kui prooviks jälle, kui ta ära on? Ei, ta on nii tugev. Ja ma ju ütlen, et teda ei pea juures olema, kui meie kulla... Oleks tore, kui ise ka niimoodi lennata saaksin.
Pipi oskab ju lennata. Tahad, ma näitan? Noh, mitte päris nii ilusti nagu kajakad. Aga õhupall on ju veel siin. Õhupall! Mis õhupall, Pipi? No see minu isa oma. See on üleval pööningul. Lähme toome ära ja siis teeme koos ühe õhusõidu. Ma arvan, ta on ikkagi kodus. Kohe näeme. Naljakas hobuse tall. Tule nüüd edasi. Isa ise meisterdas selle ja tahtis Põhjanabale lennata. Kui kaugele ta jõudis? Siia pööningule. See oli ainult see neetud päärdik Niils. Härra Nilsson, kui tohib paluda. Ja kus see kohta võiks olla? Blum, seal ta on. Muidugi tee võileibu. Ma viskan kõik välja ja teen palli korda. Kartulikõõ, ette meil ongi korda. Ai. Aiast haake konks. Annika, mulle tee 2 maksujuustuga võileiba ja üks väike siingileib. Tee kähku, muidu jõuame täna eriti kaugele. Läheb lahti! Tšau, väike onu. Me tuleme varsti tagasi. Ära kurvasta. Nägemiseni segasuma suvila. Hei, ema. Me oleme siin üleval. Hallo. Me teeme väikese õhusõidu. Me lendame ainult korraks Põhjanabale. Jah, Preili. Kõva Karlsson ja Blum on veel jooksus, kuid me saame nad varsti kätte. Seda ma tõesti loodan. Mulle ei meeli sugugi, et need 2 vabalt ringi jooksevad. Meile ka mitte. Meile ka mitte. Jah. Oi, küll see ematas. Mis on? Mis on? Seal. Kus? Seal. See on ju Pipi Piksuk. Ma näen ta punaseid juukseid. Vaadake seal. Ei tohi kaugele jõuda. Tehke omeni midagi. Pidage nad kinni. Togi aega võivad surma saada. Anna gaasi. Ma ei teadnudki, et õhupalliga on nii tore lennata, Pipi. Mina ka mitte. Vaadake, kui väike kõik on. Need on ju meie politseinikud Kill ja Koll.
Pipi Piksukas sai kuule! Tulge alla! Pipi! Otse kohe pidage kinni ja tulge alla! Otse kohe pidage kinni! Tulge alla! Kohe alla! Ei, ma isegi ei tunne su mammat. Oota ainult, küll me su kätte saame! Kõvemini ma ei saa aru. Pipi, ma sain aru, mis ta tahab, me peame kohe alla minema. Kui nad tahavad meid kätte saada, tulgu siia üles. Sa pead alla tulema! Seekord pistame su kindlasti lastekodusse! Püüa kinni, härra Nilsson. Nüüd lendame mööda jõe äärt ja maandume kusagil siin. Aga palun mitte vette. Hei, siis me peaks ju veenduma, mitte maanduma. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Me oleme pururikkad semu. Jah, seda suureselt tahaks teha. Näo Pipi nüüd teeb. 5, 2006, 2007. 11. Taiva pärast, kust see tuli? See on Pipiga väga sarnane. Siin on kindlasti kuradi sõrmängus selle nuku ja koovriga. Sa ei karda ju ometi seda nukku. Minge laiali! Vabastage tee! See veel puudus! Kõtt! Hakkake juba liikuma! Hakka nüüd teelt ära! Teelt ära! Kõtt! Minge ära! Kaduge minema! Minge eest, lambakesed, me tahame siia maanduda. Jookske ära, et te haiget ei saaks. Tommi, lase nüüd õhupallist veidi gaasi välja. Mine eest ära, lollike! Pane sinna kännu peale. Ei, sinna poole paremale metsa taha! Kiiremini! Vaadake, politseinikud! Seis! Paigale jääda! Seis! Seis! Parem edasi. Oodake! Mitte õhku tõusta! Seis! Oota Pipi Piksuk! Mis on? Kas tahate kaasa tulla? Seis! Oodake! Sa pead alla tulema! Oota ainult! Hüppake siis, kui kaasa tahate lennata. Kindlasti lastekodusse! Ei saa meid kätte! Trallerallera! Halo, nägemiseni! Sa pead alla tulema! Oota ainult! Seekord pistame su kindlasti lastekodusse! Seal on keegi, näete, üks mees töötab seal. See on kindlasti kiriku kester. Hallo! Hei, kus me praegu oleme? Ettevaatust, Pipi, pall lendab eemale. Mis me nüüd teeme? Ei midagi, ma tulen juba. Pipi, oled sa hull? Hoia kõvasti kinni, Pipi. Pea vastu, Pipi, natukene veel. Bravo, Pipi, kohe oled siin.
Pipi. Minusuguse vana mereröövli jaoks on see kukepea. Pastor, härra pastor, kuulake palun. Mis on? Põleb kusagil või? Seal on, ei, mitte see. Torni tipp, tornil on lapsed, 3 tükki. Mis? Torni tipp sai kolmikud. Torn ei saa lapsi. Ei, ma tean, aga nad istuvad õhupallist. Õhupallist? Te olete jälle joonud, armas person. Mina? Ei, mitte tilkagi, tulge venduge ise. Mina ei näe mingeid lapsi. Mina ka mitte, härra pastor, aga kuhu nad siis, ma nägin neid päris selgelt. Kuulge, ärge hakake jälle oma vaimusünnitustega person peale. Muidu lasen ma teid anonüümsetesse alkoholikutesse saata. Palun mitte. Ma ei ütle enam kunagi midagi sellist, härra pastor. Mitte kunagi. Ja on tubli person. Kas siit on lapsed õhupalliga mööda lennanud? Mida? Kuulge, nii ei tohi minuga teha. Minuga mitte. Tahan purjus. Sõida edasi. Jaa, ma nägin lapsi õhupalliga. Tulge tagasi. Öelge pastorile ka. Ma ei ole purjus. Palun tulge tagasi. Palun. Teate, kes seal all lähevad? Tüübid, kes mu kulda varastada tahtsid. Ja teate, mis seal paksul käes on? Minu kohver kuldrahadega. Pea korraks kinni, Tommi. Toon selle jälle tagasi, vaadake. Noh, nüüd on sinu kord tassida. Kuidas mina olen seda küll tassinud. Ei ole sinu kord, on alati tead mina kõik üksidega, ma ainult sellepärast, et sina laisk oled. Nad saavad hirmus vihaseks. Politsei! Politsei, kähku! Su jak, juukse! Stopp! Seal jooksevad põgenikud! Nii! Seis! Stopp! Jääge seisma! Paigal! Seis, ma ütlen! Lähme, sõida, pane masin käima, võta lentsud, ma lükkan tagant. Ma lükkan ise. Seis, midagi. See läheb meile kalliks maksma. Lasin seda küll kohe puhastada, aga plekid ei tule enam välja. Õudne, eks ole. Mul on tõesti kahju. Proua Stettergren sõitis ära ja palus, et ma tal laste eest hoolitseksin. Toomase ja Annika. Ma olen just sinna teel. Kui Pipi piksuks seal on, siis hoolitsen loomulikult tema eest ka. Nii, lapsed, nüüd sööme kõik kenasti koos. Vaene väike Pipi peab ükskord ometi nägema, mis on tõeline kodu. Kuidas ma ju tean seda? Mul on isegi 2 kodu. Üks Segasuma suvilas, teine Kurunuru Võtimaal. See pole ju ometi õige. Oi, on see aga kuum. Ma kõrvetasin juba huuled ära. Soe supp teeb alati head. Kas pole? Head isu! Aitäh! Supp on tõesti soe, seda ei saa salata ja maitseb ka hästi. Tõesti. Ainult mulle tundub, et juurvili oleks võinud kauem keeda. No, Pipi. Mida? Mul pole sellest midagi. Mul on nimelt head hambad. Head hambad, nagu mu vanaemalgi. Ta võis naelu ja kruvisid süüa. Ta ütles, et see tuleb sellest, et ta pole kunagi ühtegi kommi söönud. Kuule, Pipi, aga mida see sinu vanaema siis sõi? Naelu, ainult naelu. Nüüd peab ainult pöialt pidama, et see kohale jõuaks. Kuhu ta peab jõudma, Pipi? Minu isani loomulikult. Arvad, et pudel ujub nii kaugele?
kindel see. Tommi, ma juba tõeliselt igatsen ema isa järele ja nad on ainult 1 päeva ära olnud. Arvate, et mina ei igatse? Sina ka? Minu ema on juba nii kaua taevas ja sinna ei saa pudeliposti saata. Aga isa, tema peaks varsti tulema. Mu lapsuke. Isa! Oi. Papa Efraim, oled sina alles kasvanud? Ja Pipilota, Victoria, Rullgardina, Pipermünta, Efraimi tütar Piksu. Mu armas väike varblane, ma tahtsin just öelda, et sa oled jälle kasvanud. Ma teadsin seda, sellepärast ma ütlesingi esimesena. No ütle, oled sa ikka sama tugev kui varem. Palju tugevam? Kas proovime järele? No loomulikult. Tule hakka kinni. Üks hetk. Oi, no. Oe, sa oled tõesti vägevam. Palju tugevam kui enne. Pipilota, Victoria. Oi, missugune jõud sul on. Vanasti olin mina ikka tugevam. Nüüd oleme me võrdsed, aga aasta pärast sa juba kaotad papa Efraim. Aga sa ei teagi, et mul on 2 sõpra näha, Tommi ja Annika. Aha, see on küll. Tere õhtust. See on minu isa, tema majesteet kuningas Efraim Piksuk. Tere õhtust, Annika. Õhtust. Tere, Tommi. Isa, sa oled ju saarel kuningas. No loomulikult olen ma kuningas. Kurrunurrude kuningas. Sa ju tead, kuidas ma üle parda kukkusin. Lained kandsid mind saare randa ja... Näed sa, ma teadsin, et sa ei saa ära uppuda. Mina? Uppuda? See on ju võimatu. Rasv püsib ju vee peal. Tule siia. Kui me ära sõidame, tuled sina kaasa, Pippi. Seda sa ju tahad, eks ole? Jah. Mis on, Annika? Annika? Tommi, ma olen nii kurb. Miks siis? Sest Pipi tahab oma isa laevaga ära sõita. Võib-olla ei näeme teda enam kunagi. Isa, sa pead üles tõusma. Teele, hommikusöök on laual. Isa, kas ma printsessina võin luisata? Ja, loomulikult. Õhtuti laagritule ääres on alati palju aega. Ma valetasin seal nõnda teed, et palmid läksid looka ja kurrunurrud tagusid trummi, nii et kõik kõmises. Kui mina siin vahel loba ajan, siis ei löö keegi trummi. Hiljuti ma luiskasin kokku ühe eriti vahva loo. See oli vasikast, kes kudus kampsunit ja puu otsa ronis. Ma jäin peaaegu ise uskuma, aga trummi ei löönud küll keegi. Pipi! Oi jees, on tädi prüssakas. Tulge ruttu
vastu, isa tuleb ära peita. Papa, peida ennast ära. Kelle eest te küll ära jooksite? Sinu eest. Pipi, ma pean sinuga veel kord tõsiselt rääkima, muu siin ei aita. Miks? Nii ei saa, sa pead lastekodusse tulema enne, kui päris hukka lähed ja Tommi ja Annika ka oma lollustega ära rikud. Sul on vaja kedagi, kes sinu eest hoolitseb ja kui meil juba on olemas esmaklassiline kodu vanematele lastele, siis... Sul ei ole vaja mind vanematete laste kodusse toppida, sest mul on olemas täitsa lahe isa. Juba jälle sa valetad, kus ta sul siis on? Siin, minu all puukastis. On see sinu meelest naljakas, Pipi? Kas sa ei usu, et mu isa seal sees on? See on mõttetu. Usud või ei usu? Ei, ma ei usu. Ühelgi lapsel ei ole isa puukastis. Minul on. Vaata, mis sa selle peale ütled? Pipi, taeva pärast. Jah, aga... See on siis armas papa. Siis on ju kõik korras, väike Pipi. Muidugi on kõik korras. Piipil pole lastekodu vaja. Loomulikult mitte. Tal on nüüd ju isa. Selle üle on mul küll hea meel. Tõesti, härra Tule, Ireke, tule. Sa pead mind aitama. Mul oli hea meel teiega tutvuda. Kahju ainult, et te oma armsa väikese tütrega jälle Lõunamerele sõitma peate, härra kapten Piksuk. Kas poleks parem siia segasumma suvilasse jääda? Siis oleks teil reeglipärane elu. Kas pole meelitav? See ei oleks küll vana merekaru jaoks õige. Aga palun, te võite küll olla merekaru, kuid vana pole te hoopiski. Vaata korraks oma jalgu. Hiir! Sellest sordist on mul siin veel paarsada. Kas ma lasen nad välja? Ei, taeva pärast ei. Abi! Ma ei kannata hiiri. Abi! Abi! Pipi. Alles jookseb. Ahoi! Ahoi! Hei, siin ma olen! Ahoi, kempsutajad, kohe tulen! Tere! Kas kõik on terved? Ütle laevale tere! Ahoi, vana kempsutaja! Kas sul on sama hea meel kui mul, Fridolf? Ahoi, Olav! Vaata, et sa luid ei murraks. Väikesed on nüüd raske kaalud. Tähelepanu! Täna õhtul on Segasuma suvilas suur lahkumispidu! Elagu Pipi! Ja Pipi teab, kuidas peab. Elagu Pipi Piksuk! Elagu Pipi Piksuk! Elagu Pipi Piksuk! Bravo! Tommi, Annika! Jah? Me peame kiirustama. Keksutaja meeskond võib iga hetk saabuda. Juba kiirustan, kiiremini enam ei saa. Veel üks ämbri täis vaarika limonaadi. Kohe tulen. Hei, jäta madrustele ka midagi. Kas rohkem klaase ja taldrikuid ei ole, Annika? Ei, Pipi, ammu enam mitte. Võta kõik välja, mis seal on. Kõik linnalapsed tulevad ju ka. Ära muretse, igaüks saab oma osa. Nii peabki olema. Ma toon nüüd selle suure koogi, mille ma küpsetasin. Kas ma aitan sind? Mis? Kui juba hobune peeteldada oskab, siis saab ka koogiga üksi hakkama. Nad tulevad!
Noh, jooga natuke. Hea küll, kui sa enam ei taha. Ja tisu, papa! Ja ei tee. Kapten Piksuk! Vaata Pikk. Nüüd vaatame, kumb tugevam. Ja kas sa tohid minuga teha kõike, mida tahad? Nii. 5 madrust uksele. Nii. Ja. No nii. Nüüd on Pipi kord. Ja nüüd olen mina. No, mida sa siis nüüd teha tahad? Tõstan oma hobuse üles ja mitte ainult hobuse, Tommi ja Annika tulevad ka peale. Tulge mõlemad siia, tulge. Hoidke kõvasti kinni. Jaa, Pipi, näita meile! Bravo, Pipi! Pipi on kõige tugevam. Pipi on kõige tugevam. Pipi loota, sa oled kõige tugevam maailmas. Ära mine ära, Pipi. Aga minu isa, ma pean temaga sõitma, me pole üksteist ju nii kaua näinud. Millal te ära sõidate? Homme hommikul kell 10 iskab kepsutaja purjed, ütles isa. Pipi, mis me sinuta tegema hakkame? Kiirustage lastiga! Kui Pipi tuleb, on kõik pardal. Täna purjetame 106 kraadi põhja poole. 106 kraadi põhja. Seda muidugi juhul, kui tuult on. Tundub, et tuul püsib. Loodame, Ridor. Siis peaks öösel 10-20 miili sõitma. Sellega saame hakkama. Pipi, kas sa jätad meid nüüd tõesti maha? Me hakkame kõik sinu järel higatsema. Seda ütles Annika ka. Ära siis meid ikka ära unusta. Seda ei unusta ma kunagi. Näe, mul on sulle üks väike lahkumiskingitus. Ära naera. Sa peaks teadma, et Lõunamerel ei pruugi alati soe ja päikeseline olla. Ööd on tihti väga külmad. Hästi, kui ma öösel õue jooksen, siis panen alati need naljakad karupüksid jalga. Hei! Hei, siin ma olen. Tänan väga. Kui ma need jalga panen, siis purunurruvuti neegrid mõtlevad, et see on õhtu tualett. Purjed üles! Kõik koos! Kõik koos! Kõik koos! Kõik koos!
ära tee nii kurbi silmi, mõtle Lõunamere peale. Pipi, ära oma kullakohvrit unusta. See on tühi, mul pole enam ühtegi kullatükki. Aga oodake, tõesti siin on veel 2 tükki. Teate, mis, võtke need teie endale, mul pole neid enam vaja, kui ma printsessiks saan. Tulge, ma pean laevale minema. Riputan võtme siia igaks juhuks, kui te sisse minna tahate. Kui sa ära lähed, ei tule me enam kunagi siia. Tule nüüd, väike onu. Nüüd sa ei pea enam verandal kõgitama. Ela hästi segas oma suvila. Ma juba rõõmustan Kurrunurruvuti saare üle, aga seda maja ei unustama kunagi. Hei, Pipi, ahoi! Ahoi, papa! Mida ma hobusega teen? Tema tuleb loomulikult kaasa. Riidolf, tooda pardale. Just nii, kapten. Pipi, tule siia. Ahoi. Hüvasti, kallis Pipi ja taega, ära sõid meile haiget see teeb. On hea, et sa Lõunamerd kaeda. Adjö, kallis Pipi, adjö. Me ei unusta sind, kallis Pipi, sind ootame tagasi. Meri hällitab sind üles alla. Adjö, kallis Pipi, adjö. Mul oli teie juures hea, ma tulen kindlasti veel tagasi. Ma pean Tommi ja Annikaga veel hüvasti jätma. Tee ruttu, Pipi. Kohe hiivame ankru. Ma kirjutasin eile õhtul sulle ühe luuletuse. Pipi, kui sa ära lähed, pole üldse lõbus enam ja segasumma suvilasse enam kunagi ei lähe. Pipi, mida sa ootad? On aeg hüppa pardale. Hüvasti, Tommi. Hüvasti, Annika. Kunagi kohtume veel kindlasti. Ankur üles. Just nii, kapten. Kuule, isa, ma ei suuda seda enam kannatada. Mida sa ei suuda kannatada? Et need 2 nii kurvad on, isa. Isa. Annika. Annika. Ma ei taha, et Tommi ja Annika nutavad. Isa, ma tahan segasumma suvilasse jääda. Mis sa ütlesid, sa tahad siia jääda? No miks siis? Tommi ja Annika pärast. Trapp välja, Fridolf! Just nii. Sa oled ikka alati teinud oma tahtmise järgi. Isa, sa ütlesid, et nii peab tegema, nii et... Siis peame ju hoopis meie hüvasti jätma. Aga sa tuled ju varsti jälle, eks? Selge see, väike Pipi. Ma tulen alati sinu juurde tagasi, seda sa ju tead. Head aega, papa! Ahoi, kõike head! Ahoi! Ahoi, Pipi, ahoi! Nägemiseni, Fridolf! Nägemiseni! Tule varsti jälle! Nägemiseni, printsess Pipi Lotta! Head teed! Ahoi, Pipi, kõike head!
ära nina nurgu lase. Hoolitse enda eest. Oota, ma annan sulle veel paar kuldraha. Ei, las olla, mul pole kulda vaja, ma saan ka ilma hakkama. Ei, kui juba, siis juba. Ma ei taha, et sa virelema peaksid, Pipi. Vaata, siin on veel üks kohvritäis. Hop! Nüüd ei näe me teda enam kunagi. Plum, tule korraks siia. Vaata, mis tal seal on. Uus kohvritäis kulda. Hei! Ma arvasin, et sa oled laeval. Näed ju, et ma olen siin. Pipi. Siin Segasumma suvilas on ikka ilus. Nii lähedal Tommile ja Annikale. Mul on hea meel, et ma siia jäin, ema. Ma ei taha kunagi suureks saada. Nii on kõige parem, nagu siiani olnud on. Ma arvan, et sa näed mind oma väikesest taevaaknast Segasumma suvilas paremini kui Kurunurru vutil.